Tere! Minu nimi on Kristjan Tabais, ma käin Tallinna teeninduskoolis ja minu eriala on tutvustusteenindus. Mina valmistan Caesari salatit, aga enne seda ma räägin natukene selle ajaloost. Caesari salati loos Itaalia immigrant Cesar Cardini ja sealt tuleb ka Caesari salati nimi. Populaarne restoran, siis see oli külaliste poolt paljaks söödud ja ta haaras enda viimased komponendid, mis ta leidis ja sellest tegi kokku Caesari salati. Alustan sellega, et pesen käed korralikult seebiga ära. Kõigepealt grillin ma kana. Mina kasutan sisefileed, aga võib ükskõik milline kana olla. Kana maitsestamiseks kasutan mina barbecue raabi, mis on apelsini maitsega ja natuke vürtsine. Ja muidugi võite kasutada ükskõik millist maitsenet just teie soovite. Võtan kana pakist välja, asetan selle mingi aluse peale, et ma saaksin seda maitsestada. Peale seda raputan maitseained peale ja mudin selle kana sisse. Nüüd ma pöörasin kana ümber ja teen täpselt samamoodi selle poolega. Vahepeal teen ma ka vahekoristuse. Nüüd ma kasutan hõbeplaate. Ma panen sinna peale õli, et kana ei jääks sinna külge kinni. Ma ei pane kana sellepärast otse grilli peale, kuna muidu see võib ära kõrbeda, aga muidugi oleneb ka grillist. Kana grillimiseks on meil vaja temperatuuri mõõtjad, et kana sisetemperatuuri mõõta ja tange, et kana pöörata. Nüüd asetan ma nad grilli peale ja lasen neil seal olla nii kaua, kuni nad on kuldpruunid. Umbes 4–5 minutit. Seni kaua, kuni kana küpseb, panen ahju 80 kraadi peale, et kana ei jahtuks peale grillimist ära. Kui näete, siis kana pole veel valmis. Laseme tal veel olla natuke. Nüüd on aeg kana ümber pöörata. Ja kana sisetemperatuuri mõõta. Kui temperatuur on 72 kraadi, siis on kana kindlasti valmis. Kui kana on valmis, siis kõigepealt lülitan ma grilli välja. Ja alles siis võtan grilli pealt kana ära ja viin selle ahju sooja. Ennem salatikastme valmistamist panen ma toore muna sooja vette, kuna muidu ei tule kastme tekstuur õige. Kõigepealt lõikame paar ansjoovist ja ühe küüslaugu küüne pisikesteks tükkideks. Ansjoovist kasutame sellepärast, kuna see on väga soolane ja siis ei pea eraldi soola lisama. Ja see annab üleüldse väga hea maitse. Ennem küüslaugu hakkimist pesin ma lõikelaua korralikult ära, et ei tekiks ristsaastumist. Nüüd me kasutame tehnikat, mis on väga lihtne ja mida kasutati vanasti Caesari salati valmistamiseks. Selleks on vaja ainult 2 kahvlit. Nüüd lisame Dijoni sinepi ja munakollase. Miks just Dijoni sinep? Sest et seal on juba kõik vürtsid sees olemas ja sellel on väga huvitav maitse. Kõiki neid tooteid saab tavatoidupoodidest. Eraldame munakollase munavalgest. Nüüd segame jälle 2 kahvliga need ilusasti kokku. Nüüd lisame vähehaaval oliiviõli. Nüüd lisame natukene Worcesteri kastet. Worcesteri kaste on üks kõige tähtsamaid komponente Caesari kastmes. See annab Caesari kastmele väga hea maitse. Ja pigistame ka natuke sidrunit.
ja segame läbi. Nüüd riivime natukene parmesani juustu. Seda saab ka ükskõik millisest toidupoest. Ning segame selle uuesti korralikult läbi. Kõigepealt pesin ma roomasalati hästi puhtaks ja nüüd ma lõikan selle juure ära, kuna seda me ei söö. Nüüd ma rebin kätega salati tükkideks ning lisan selle salati kuivatisse. Panen sellele kaane peale ning kuivatan seda. Et salat oleks korralikult kuiv, siis teen ka seda teistpidi. Nüüd ootan, kuni see keerlemise lõpetab. Nüüd lisan ma roomasalati kastme sisse. Nüüd võtan ma ahjust kana välja, lülitan ka ahju välja ning lõikan kana tükkideks. Siis segan ma salati ja kastme kokku ning lisan kana. Viimane etapp on lisada kaunistuseks juustu peale ja ongi valmis. Ma väga tänan, et te vaatasite mu videot ja ma soovin teile edu, head aega ja head isu!